Aitäh sissejuhatuse eest ja mul on õudselt hea meel sellises auväärses seltskonnas esineda ja tunnistan üles, et see pealkiri anti mulle ette, kas Eestil on perspektiivi oma kriitilise toorme vallas. Päris väljakutsuv pealkiri, aga minu jaoks võib-olla mitte selles mõttes, et ma olen geoloog. Ma ei lähe sinna poliitikasse ja majandusse, ma olen tõesti geoloog, teinud seda asja 35, peaaegu 40 aastat ja Eesti maavaradega ka tuttav olnud päris pikka aega. Selles mõttes on nagu hea algatus või julgus seda teemat uuesti üles tõsta. Aga geoloogia on ajalugu, eks ju, aga siia ma tõin selle väikese ajaloo, mis on nagu rahvaste ja riikide ajalugu. Et kui me räägime maavaradest kui sellistest, siis Rootsi kunn oli see esimene, kes siis talupoegadel käskis korjata, see oli seal Võhma Navesti kandis ja paaris kohas veel, käskis korjata mingeid musti raskeid tükke oma põldudelt ja suuremad tükid olid seal 35-36 kilo suured ja need olid kaleniidi tükid, see oli maak. See oli 17. sajandil. Nii, palju aega läks mööda, avastati fosforiit, avastati põlevkivi ja Eesti esimese iseseisvuse ajal 30-ndatel leiti ka üles Jõhvi magnetanomaalia ehk Jõhvi raud. Ja Eesti esimesed puuraugud sügavalt tehti sinna 37-38 ja see oli päris huvitav, me puurisime ligi enam kui 700 meetri sügavusel juba nendel aegadel. Nüüd läks ikka päris kaua aega, peaaegu 100 aastat, et me jälle võtsime ette ja puurisime ligi 700 meetri või väheke üle 700 meetri sügavuse. Nii et see on päris huvitav. Vahepeal oli siis fosforiit läks põldudele ja põlevkivi ahju, eks ju. Need ei ole negatiivsed terminid. Kõigel oli oma koht ajaloos. Aga siis tuli periood, nii-öelda taasiseseisvumine, kus me ei tohtinud nagu maavaradest rääkida. Ja väga huvitav, Lembitud nägin Al-Fuayeest, tuli meelde aasta 2015, kui me tema initsiatiivil tegime sellise konverentsi Rakveres. Aeg oli selline, kus ei tohtinud maavaradest suuresti rääkida. Ja Tiit Vähiga ju kratsisime ka seda vana või seda fosforiidi teemat, eks ju, enam-vähem samadel aastatel. See lõppes päris sellega, et kommertstellevisioonis oli lausa pikk seriaal tehtud selle teema kohta, mis siis katkestati nii-öelda poole nädala pealt isegi kommertstellevisioonis, me ei räägi riigitelevisioonist. Nüüd on head ajad ja need ajad meeldivad, me oleme tagasi jõudnud sinna ja mitte ainult sellepärast, et maailm vajab neid igasuguseid ressursse, aga Eesti riik on ka millestki aru saanud. Ja kui ma pidin mõtlema, et millised on siis seonduvad selliste strateegiliste ja kriitiliste toormetega, siis ma tõin siin graptoliitargiliidi välja, fosforiidi välja ja siis aluskorra sellistes kristallsetes kivimites olevad metallid. See on ilus Eesti läbilõige, eks ju. Mõned teavad, isegi on kuulnud devonist ja silurist ja ordoviitsiumist. Aga need huvipakkuvad materjalid on seal kambriumi ordoviitsiumi kivimites kõik umbes alla 500 miljoni aasta tekkinud. Ja see ülejäänud, mida me ei näe, kristallsed kivimid, aluskord on tegelikult päris vana, eks ju, üle 1,5 miljardi aasta ja see Eestis nagu ei paljandu. Et kui vaatame, et Tallinn on kuskil siin, eks ju, siis lõunasuunas see settekompleks läheb paksemaks ja see kristallne aluskord, mis võib olla meie praegune eesmärk, uuringu eesmärk, aga kindlasti lähituleviku eesmärgina ta jätkub, on ikkagi kaetud settekivimitega. Aga sellest 3 ma räägin hästi väheke. Eesti mudakivist, graptoliitargiliit vanasti, võib-olla paljud inimesed on kuulnud sellest vanast nimest ka, diktoneema, kilt ja nõnda edasi. Päris õudne, eks ju, hunnikus kiirgab seda radioaktiivsust, sest uraani täis. On jah, seal on tegelikult midagi. Ta näeb välja ka selline, see on küll
Pakri Neemelpilt, selline must ja sünge, eks ju, ja selle all on see liivakivi, mis siis ida pool tegelikult on fosforiit. Nii et nad asuvad nagu selles mõttes kohakuti ja kui ma vaatan seal mingisuguseid numbreid ka, siis Eestil on ikkagi väga, me oleme arvutanud kokku, et kui kaevata üles kogu Eesti kraptoliit, siis me saaks sealt 6,7 miljonit tonni uraani kätte, eks ju. Seda on nii palju, tuhandeteks aastateks tervele maailmale, eks ju. Aga me ei kaeva ju üles, need on sellised teaduslikud nii-öelda konstruktsioonid. Aga samas ka tsink, molübdeen ja vanaadium, eks ju, et need miljonid tonnid me oleme ka umbkaudu arvutanud, eks ju, nende teadmiste põhjal, mis on saavutatud nii-öelda nõukaajal, eks ju. Fosforiit on teine, neid maardlaid ju kõik teavad, eks ju. Panin selle maardu ka sinna, mis ei ole enam registris, aga kus siis fosforiidi nii-öelda kaevandamine rohkem kui 100 aastat tagasi algas, nii et midagi uut ei ole selles maailmas. Ja fosforiit ise näeb välja, tegelikult see on see, mis meid huvitab, vaat sellised kas mustad või pruunikad kojad või karbikesed, mitte see liiv, mis seal ümber on. Just need karbikesed huvitavad ja mis nendes karbikestes sees on, siis panen ühe keskmise analüüsi, mis on sellest karbist tehtud, just sellest karbist. Ma ei tea, kas see oli see must või oli see pruun. Et mida me sealt leiame? Fosforist ei räägi. Fosfor on see kriitiline toore, eks ju. Ta on päris kõrge tähtsusega toore ja Eesti fosforiidi lasundid võivad olla Euroopa suurimad. Mitte maailma suurimad, aga võivad olla Euroopa suurimad. Aga see ei ole üleskutse nii-öelda. Aga mida me siis vaatame, mis seal veel lisaks on? On terve hunnik metalle, eks ju. Isegi liitium, eks ju, sellest on räägitud 4 grammi tonnis, no ei lähe kaevandama. Kaaliumit ka ilmselt 1000 grammi tonnis, kilotonnis ei lähe võib-olla kaevandama. Ütrium tuleb juba sellise kontsentratsiooniga välja, kuna ütriumit on vaja. Siis, et sellele tasuks mõelda, aga just täpselt need haruldased muldmetallid, mille kontsentratsioonid on suured, kui nad kokku summeerida, siis on ligi 2 kilotonnis on haruldasi muldmetalle. Ütleb niimoodi, et ka praeguses maailma käsitluses sellist maardlat võidakse võtta kasutusele. Et paremad maardlad on küll 0,5%, meil tuleb 0,2%, eks ju, et ta on nii ja naa gaasproduktina väga hea. Tehas on olemas, aga me vist ei oska sellest fosforiidist praegusel hetkel veel kõike hästi välja võtta. Nüüd siis päris asja juurde, mille kohta meil on ka vanad teadmised olemas, mis on kõik suures osas eelmise sajandi teadmised. See on nüüd see kivim, mis siis ei paljandu mitte kuskile, ehk see aluskorra kristallne kivim. Ja kui te siin vaatate, et ajalooliselt on juba vask, plii ja tsink on nagu välja toodud erinevate värvidega ja raud ka, eks see pruun. Ja siis mida suurem see mumuke, seda suurem on kontsentratsioon nendes puuraukudes, mida me teame, mida on uuritud. Aga seda on uuritud ka nõukaajal, eks ju. Me oleme sellele kaardile väga vähe uut materjali juurde lisanud, aga me oleme poolel teel selle lisamise juurde. Nii et mummukesed on päris suured, eks ju, Põhja-Eestis, kui vaatame Lõuna-Eestit, oi kui väikesed. Aga see ei ole mitte sellepärast, et Lõuna-Eestis neid mummukesi või neid kontsentratsioone ei ole, aga seal ei ole puurauke nii palju. Nii et siin kohe see kaart ütleb, et teadmised on tähtsad, aga hetkel meil neid teadmisi ei ole nii palju, kui meil vaja oleks. Ühesõnaga, asjaga edasi minnes me vaatame oma naabreid, eks ju, Lõuna-Soome, Ida-Rootsi, Ida-Kesk-Rootsi. Paljud on kuulnud Bergslagenist, kus kaevandamist alustati umbes 1000 aastat tagasi. Lõuna-Soomes on kaevandatud ka, või Soomes üldse, ligi 500 aastat ja meie kõige suuremad kaevanduse rekordid on fosforiidi ja põlevkiviga ja väheke üle 100 aasta, eks ju, põlevkivi kaevandamine on tõesti üle 100 aasta olnud ja jätkub, eks ju, fosforiidil oli pikk paus vahel. Nii et kui me seda kaarti vaatame, siis me avastame väga lihtsa asja, et siin on tegelikult väga huvitavad metallid on juba nagu Lõuna-Soomes teada
Ja täpselt samamoodi on siis Kesk-Rootsis teada, noh, Re tähendab siin haruldased muldmetallid, wolfram, eks ju, tsink, kuld, nikkel, titaan, need on kõik, mida noh, maailm praegu ihaleb neid, noh, uraan ka veel sinna juurde. Ja geoloogi jaoks, mis on väga tähtis, panen selle ala suuremaks, tavaliselt kaartidel Eesti kohale pannakse see tingmärkide boks, sest Eesti kohta infot ei ole. See annab nagu sellise väga hea märgi, et miks te ei ole uurinud ja miks te oma infot välja ei anna, eks. Me oleme täna ka siin selleks, et seda boksi hakata, eks ju, täitma kuidagi uue infoga ja viima kokku selle Soome ja Rootsi alaga. Aga geoloogi jaoks on väga tähtis see, et kui on sul sarnased kivimid, sarnasel ajal tekkinud, sarnastes tingimustes tekkinud ja mõned on oma kivimid ära uurinud, nagu Lõuna-Soomes, eks ju, või siis Rootsis. Aga me teame, et me oleme ka nii palju uurinud, et meil on sarnased nii Lõuna-Soomele kui Rootsile. Kõik need formatsioonid tegelikult jätkuvad. Ehk ühesõnaga, mida ma tahan öelda, on see, et Eestil ilmselt, kui me selle kaardi nüüd välja joonistaks ja ära täidaks, meil oleks täpselt samad metallogeensed alad, metallide alad. Aga meil läheb tükk aega sinna, et seda informatsiooni koguda, võib-olla uuemaid asju. Kõik on sellest Jõhvi rauamaagist kuulnud, eks ju. See on ka Jõhvi rauamaagist tehtud üks analüüs. Siin on näha, et need rohelised mummukesed, magnetiit on, eks see rauakandja on must ja rohelised mummukesed on tegelikult sulfiidsed maagid, mis kannavad tsinki ja vaske ja niklit ja sellist. Siis see on nagu uus teadmine, et need sulfiidid on ka nende samuste rauamaagiga samades kivimites olemas ja need lühendid võib-olla veel tulevad kellegile meelde ka, et aurum ja argentum, eks ju, kuld ja hõbe, eks ju. Et need on ka nüüd Eestis reaalselt avastatud. Kõik need sellised punakad asjad on nii-öelda on aurumi ja argentumi nii-öelda sulam seal sees, looduslik muidugi. Kus me siis praegu oleme, eks ju, käibki töö nende vanade puursüdamikega, eks ju, selline ilus aparaat on Eesti Geoloogiateenistuses. See on suur töö, aga suurt materjali on meil veel ees kõvasti läbi käia ja nüüd me vaatame selliseid maagisüsteeme või maagistumise süsteeme, neid on juba siis kaardistatud võib-olla hetkel küll vist pisut alla 10% sellest, mis meil on olemas, aga ma tahaks öelda, et kogu sellel asjal on perspektiivi ka selles mõttes, et noh, issand jumal, see onu on ju ka kõigile tuttav ja see onu seal kastide juures väitis, et jah, on perspektiivi. Et noh, me ei saa oma presidendile ju minna ütlema, et noh, me väikesed, et me väga ei oska ka ja ei tea, kas meil ikka midagi on. Nii et ausalt öeldes on perspektiivi ja kui nüüd selle esimese küsimuse juurde tagasi tulla, kas Eestil on perspektiivi siis kriitilise toorme vallas, siis geoloogina ma võiks öelda ühte asja küll väga selgelt, et kui me räägime naftast ja gaasist, siis ei. Ja siis ma mõtlesin, et mida meil veel ei ole. Boksiiti ehk alumiiniumi sellist tooret ka ei ole, aga praktiliselt kõik ülejäänud asjad on meil teada. Me ei tea küll, kui suures koguses neid on ja kui palju ühes või teises kohas. Väga paljud ka poliitikud on öelnud, et leidke see suur maardla. Kui te vaatate Soome ja Rootsi alasid, jätame Kiruna rauamaagi välja, eks ju, meil on ka oma rauamaag ilmselt päris suur, siis kõik need kasulikud maardlad on tegelikult suhteliselt väikesed. Mis meie häda on see, et me ei ole seda aluskorda uurinud, meil ei ole piisavalt uusi puurauke, et nüüd midagi täpsemalt öelda ja kalkuleerima hakata ja investorile öelda, et siin on umbes sellises mahus niklit, vaske ja hõbedat, et palun investeeri siia, eks ju, tehas kerkib sinna, eks ju, meie know-how on siin, eks ju, meie inimesed, kes tulevad kohe seda asja nii-öelda tegema. Et andmeid on veel vaja. Ja ühesõnaga,
ma arvan, et see oli positiivne message. Geoloogina ma saan tõesti öelda, mul on veel 27 sekundit aega rääkida, nagu see kell ütleb. See on väga kasulik. Et geoloogina ma julgen küll öelda, et Eestil on väga suur perspektiiv. Ühel hetkel on meil vaja seda kaupa, mida üle piiri väljapoole müüa. Et maailm läheb praegu ikkagi ühes suunas ja poliitikud räägivad või need filosoofia poliitikud räägivad kus suunas. Nii et igal juhul see perspektiiv tuleks nagu avada, et seda oleks kaubana võimalik kasutada. Nüüd tuli 0 ette. Aitäh. Nii, aplaus kõigepealt. Paneme käed tööle. Ja küsimus. Aha, nii. Käis läbi sealt, et me oleme poolel teel nende uuringutega, et kas siis 2015 algasid need uuringud ja 10 aasta kaugusel oleme sellest, et me võiksime selle pildi enam-vähem ette saada või mis see poolel teel tähendab? See on selline kirjanduslik üldistus. Me tegelikult hakkasime reaalselt maavaradega tegelema 2018, kui Eesti riiklik geoloogiateenistus oli nii-öelda re-established, taasloodud. Siis me olime 30 aastat taga sellisest Euroopa keskmisest, praegu oleme 20 aastat taga, nii et me oleme võib-olla katnud 1 aastaga 1,2 aastat. Poolel teel tähendab seda, et me oleme jõudnud nüüd vastu seda müüri, nina on vastu müüri, kus on vaja teatud poliitilisi otsusi. Ja need otsused peaks siis näitama, et kas me lähme oma uuringutega edasi, kas me investeerime nendesse uuringutesse, mida iga riik teeb, iga arenenud riik teeb seda või me ei tee seda. Nii et see teadmised võivad tulla, ütleme, 10 jooksul.